Ja tere kõigile. Mina olen siis Eva Aitsam, mina olen Tallinna Linnaplaneerimisameti ruumiloome linnaplaneerija ja valdavalt siis tegelen erinevate tasandite planeeringutega ja olin siis sellel aastal osa siis ka laiemast tiimist, kes siis tegeles sellise rakenduse väljatöötamisega, mille nimeks me panime siis põhikoolide ruumilise kavandamise rakendus. Ja tegelikult, kes võib-olla ka eelmine aasta käisid konverentsil, siis idee nii-öelda on tõukunud paljustki sellisest linna suunast liikuda rohkem andmepõhise otsustamise juurde, ja toetudes tugevalt ka Tallinn 2035 strateegiale, kus me siis rõhutame väga tugevalt, et need kodulähedased teenused peaksid ikkagi meil olema sellise 15 minuti jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel ja nii me siis nagu ükshaaval olemegi hakanud neid ette võtma. Ja eelkõige siis vaatamegi seda sellise ligipääsetavuse raamistiku kaudu. Ja seda andmepõhisust ma korraks juba mainisin, aga tõepoolest, et linnaplaneerijana tegelikult see otsustamisprotsess ei ole üldse midagi sellist, et me nüüd vaatame, et siia võiks kool tulla ja nii saab nagu olema, vaid me üritame seda ikkagi nagu võrgustikuliselt vaadata ja väga tugevalt nii-öelda tugineda erinevatele ruumiandmetele, mis meil on. Ja üks huvitav analüüs või selline prognoos, mis meil juba paar aastat tagasi oli tehtud, on siis rahvastiku prognoos aastani 2050, millele tuginedes me siis saame ka nii-öelda järgmise 10, 15, 20 aasta jooksul öelda konkreetselt, et palju meil tulevikus ka koole võiks pealinnas olla. Ja siin on lihtsalt välja toodud, et selle rahvastikuprognoosi raames me koostasime erinevaid stsenaariumeid, osad on optimistlikumad, osad natuke pessimistlikumad, aga selleks, et nende rakenduste selline metodoloogia oleks enam-vähem sama, siis me keskendume siin selle stsenaariumile, mille nimeks on siis rände baasstsenaarium, kus me siis eeldame, et rändetrend põhimõtteliselt jätkub realiseerimist nii nagu ta on varasematel aastatel toimunud. Ja siis selle järgi me kuskil hindame, et see Tallinna rahvastik võiks sellise 10 võrra suureneda. Aga teine huvitav nüanss, mida me peame jälgima, on siis palju me nii-öelda ehitusõigust välja anname ja siin on siis Tallinna ülene kaart nii-öelda kõikvõimalikest arengualadest, detailplaneeringutest, kus meil siis tegelikult oleks ruumi ligi 35 000 elanikule. Ehk siis need on nagu need erinevad skaalad, mida me nii-öelda omavahel peame kraadima. Ja siin on üks varasem analüüs, mille me tellisime SpinUnitilt, mis siis võttis arvesse kõikvõimalikke erinevaid teenuseid, koolid, lasteaiad, bussipeatused, apteegid ja siis me lihtsalt üritasime ära kaardistada, et millised piirkonnad linnast on rohkem või vähem ligipääsetavad. Ja tõepoolest selle konkreetse rakenduse osas meie siis keskendusime koolidele, sest et väga tugevalt oli erinevatel ametitel pidevalt küsimusi, et kui palju on vaja, kas meil on liiga palju koole, kas me peame kuskilt nagu vähemaks võtma, kui palju klasse meil näiteks järgmise 50 aasta jooksul tekib, siit tuleb niimoodi. Ja siis nendele küsimustele vastamiseks me tegelikult mõtlesime, et võiks teha sellise disaini sprindi raames selle lahenduskäigu nii-öelda välja mõelda. Ja see kõik kokku võttis meil niimoodi 4-5 kuud aega, kus me siis kõigepealt panime tiimi kokku, proovisime aru saada, mis need küsimused üldse on, millele me vastuseid tahame nii-öelda leida. Ja tõepoolest väga positiivne iseenesest oli see, et me saime haarata väga erinevad linnaametid endaga kaasa, ehk siis meil olid haridusamet, meil oli strateegiakeskus, meil oli linnavaraamet, ka transpordiamet oli meil kaasas, ehk siis saada paljuski samale lehele nii nende küsimuste osas, millele me vastuseid tahtsime saada, kui ka siis tegelikult nende lahenduste osas. Ja siin on siis see kokkuvõte sellest, et mis selle kaardistuse eesmärk oligi, et meil oli laias laastus 2 eesmärki. Meil oli vaja saada selgust ruumiotsustes,
ehk siis kuhu me neid koole tulevikus planeerime ja teistpidi, kuidas me seome need ära investeerimisplaanidega. Ja siin on siis lihtsalt toodud välja, millised erinevad nüansid meil kaalumisse läksid, alates siis tõesti selle rahvastikuprognoosi arvestamisest, kuni erinevate ametite vajadusteni välja, et siis mõista paremini, et milline see koolide teenuse selline kättesaadavuse ja ligipääsetavuse pilt nii-öelda kokku tuleb. Ja see metoodika tegelikult võttis ilmselt kõige kauem aega, et see välja töötada, aga see kõige sellisem olulisem põhireegel on siin paremal pool välja toodud, ehk siis me üritasime aru saada, et kui suur on nii-öelda keskmine põhikool, mitu klassikomplekti seal peab olema ja nii-öelda mitu uut klassi me siis elanikkonna kohta nii-öelda juurde peaksime looma. Ja see oli siis baasarvutus, mille põhjalt me saime nagu hakata vaatama, et okei, et järgmise 5-10-15 aasta pärast tulenevalt rahvastikuprognoosist meil on siis vaja X arv koole juurde, näiteks kesklinna. Ja see põhirakenduse fookus oligi tugevalt 4 asjale, ehk siis me vaatasime puhtalt munitsipaalomandis olevaid põhikoole. Me vaatasime seda sellise 5-aastase sammuga ja me panime siia juurde ka tegelikult sellest samast kodulähedasest teenusest nii-öelda tuleva klausli, ehk siis me vaatasime, et millised need koolide sellised teenindusraadiused võiksid olla, ehk siis need võiksid jääda sellise 1,2 kilomeetri jalgsi käigu piirasse. Ja lisaks sellele meil tekkis sinna ka veel ports lisakihte, mida Triinu meil ka pärast näitab, aga me vaatasime lisaks sellele ka kas või näiteks seda maaomandi suhet uute planeeritavate koolidega, sest et see on väga tugevalt linna nii-öelda poolne nii-öelda vajadus need koolid rajada ja me peame tagama, et see maaomand on siis ka tegelikult olemas. Mõned tõekspidamised, millega me siinkohal arvestasime, vaatasime otsa nii-öelda olemasolevale statistikale, nägime, et tegelikult ligi 90% õpilastest juba õpib Tallinna munitsipaalkoolides, aga mis oli võib-olla natukene šokeerivam järeldus oli see, et ligi 63% tegelikult ei käi enda kodule kõige lähemas koolis. Et kui me räägime selliste kodulähedaste teenuste nii-öelda arendamisest, siis see võib-olla on selline kõige suurem hüpe, mida me nii-öelda ruumi planeerimises tulevikus tegelikult saavutada tahaksime. Ja võib-olla see, mis nagu liiga palju ei üllatanud, oli see, et õpilased tegelikult tihtilugu on ikkagi registreeritud rahvastikuregistri alusel ühte kohta, aga tegelikult tähendab siis on rahvastikuregistris pandud kohtadesse, kus nad siis koolis tahaksid käia või kus vanemad on soovinud, et laps kooli läheks. Ja nende tänaste andmete järeldusel võib-olla selline kokkuvõte olekski see, et meil on väga selgelt Tallinna piires ligi 11 ületäituvuses kooli, ehk siis meil oleks vaja luua tegelikult juba praegusel hetkel uusi nii-öelda klassikomplekte. Ja võib-olla teine selline oluline järeldus on see, et kuigi see laste arv üle linna kahaneb, siis ta ei ole ülelinnaliselt, ta ei kahane samas tempos, et siia on pandud kõrvale siis ka rahvastikuprognoos 7–15-aastaste laste osas ja siin me näeme selgelt, et näiteks nii Lasnamäel toimub selline järk-järguline kahanemine, aga väga tugevalt tuleb järgi näiteks kesklinn. Kesklinnas on alati olnud nii-öelda põhikoolide, ütleme see nõudlus on alati väga suur olnud, ehk siis siit juba hakkab nii-öelda välja kooruma see pilt, et mis osas meil näiteks praegusel hetkel oleks vaja klasse või klassikomplekte suurendada ja kuidas me nii-öelda tulevikus nende muutustega arvestama peaksime. Ja mis me siis järeldasime?
üks võib-olla selline peamine järeldus oli see, et kui me vaatame tulevikku aastasse 2030, siis tegelikult meil on vaja üpris palju uusi klassikomplekte. Umbes 342, ehk siis ligi 6000 uuele õpilasele oleks meil vaja leida koht linna munitsipaalkoolides. Ja teine päris huvitav punkt oli, et kuigi võib-olla praegu tõesti võib olla nii-öelda nendest õpilaskohtadest puudus, siis ütleme see prognoosi järgselt, see võib järgmise 5-10-15 aasta jooksul tugevalt muutuma hakata, tulenevad siis rahvastikuprognoosist, mis tegelikult tähendab, et mingi hetk, ütleme, see laste arv tugevalt väheneb ja me peame tugevalt hakkama mõtlema, et kuidas me saaksime neid koolihooneid muuta palju mitmekesisemaks ja funktsionaalsemaks. Aga siinkohal ma nüüd annaks sõna Triinule, ehk siis päriselt demoda seda rakendust ja näidata, kuidas see töötab ja kõiki neid lisakaarte ka, mis meil siia koostatud on. Ja siis pärast võime vastata küsimustele. Tere, on kuulda? Minu nimi on Triinu Ajala, ma olen geoinformaatik ja siis minu töö oli siis see rakendus kokku panna ja vaatan nüüd näha, et rakenduse ehitamiseks kasutasingi Experience Builderit, millest siin on täna hästi palju juttu olnud ja teen siin selleks tutvustuse, mis siin rakenduses näha on. Kui on tegu koolidega, siis ilmselgelt kaardil kõik need punktid on Tallinna munitsipaalkoolid. Ja legendist selatan ka lahti, et need roosad, neid on siin vähe, on igasugu erikoolid, need tegelikult siin otseselt arvestuses ei ole, aga kuna Tallinn ka neid haldab, siis need on ka siin, aga ülejäänud on siis eestikeelsed koolid ja kollasega üleminekukoolid, mis siis enne olid vene õppekeelega. Ja kaardi põhifunktsionaalsus ongi siis see, et iga kooli küljes on suur hulk erinevaid atribuutandmeid, nagu õpilaste arv, klassikomplektide arv ja ka hästi palju muid, siin hetkel ei ole, sest see ei ole muutusega, aga oli erinevatel ametitel palju erinevaid Exceleid, kus siis kõik plaanid ja andmed kokku koondati, et oleks kõigil üks sama pilt ees. Ja siin vasakul servas siis arvutab nende andmete pealt kõik statistika kokku, et kui palju on koole, kui palju on õpilaste arv seal, kui palju on klassikomplekte ja võrdluseks ka Tallinna rahvastikuprognoos. Ja nagu Eva ütles, siis põhiline, mida me tahame vaadata, ongi see, mis see tulevik hakkab olema. Ja vaatame seda 5 aasta kaupa, et kui siin ajas edasi minna, siis muutub ka see koolide statistika numbrid ja samal ajal ka kaardipilt. Et see on, oranžiga on siis kõik uued koolid, mida erinevatel linna planeerimise tasemetel on ette nähtud, et mõned on juba suht nagu kindlad plaanid, eriti need, mis on nüüd lähiajal ja kui ajas rohkem edasi minna, siis tulevad juba sellised ebakindlamad, aga kõik mõtted, mis linnas erinevatel tasemetel on olemas, on siis ühele kaardile kokku koondatud, et kõik teaksid, mis parasjagu tulemas on. Samas on siin ka täiesti sellised realistlikud juba toimuvad protsessid näha, et kui siin Nõmmel vaadata, näiteks täna on üks kool siin asenduspinna peal, siis 5 aasta pärast liigub ta juba oma õigesse kohta, et võimalikult palju siis seda reaalset elu siin peegeldada, et mis info koolide kohta juba teada on. Ja samuti nagu ajas edasi liikuda, siis muutub ka see rahvastikuprognoos siin kõrval, et on näha selle sama baasstsenaariumi järgi siis, kui palju on tulevikus tõenäoliselt kooliealisi lapsi ja arvutatud siis ka selle valemi järgi, et kui palju siis klassikomplekte vaja on. Kui kellelgi on seal soovi vaadata lihtsalt üksikuid koole, siis saab erinevad filtrid siin vaadata ainult mõnda üksikut kooli. Tõenäoliselt oluliselt kasutatavam funktsioon on see, et vaadata linnasa kaupa neid andmeid. Et läheme näiteks Piritale.
siis siin muutuvad andmed selleks, mis kaardipildis parasjagu näha on. Ja rahvastikuprognoos on siis ka Pirita kohta sellel aastal. Ja siit saabki näha, et päris kaugetes 10+ aastat plaanides on erinevad mõtted 2 erineva kooli kohta Pirital, aga kui nüüd vaadata siit need numbrid, siis põhikooli õpilaste arv ja vajalike klasside arv, kui me mõlemad koolid välja ehitaks, tuleks liiga suur, et tegelikult nii palju isegi ei ole vaja. Ja siis võime võtta siit ühe kooli näiteks ära ja siis juba on see arv enam-vähem õige. Et loomulikult planeerimisne ei käi ainult see rakenduse järgi, et arvestatakse igasugu muid aspekte, aga see võimaldab just näha, et mis on siis juba mõeldud, mõni neist läheb töösse ja teha seda otsust selle järgi. Mis ma veel enne unustasin öelda, on, et need alad siin värvilised. Et need on siis need 1200 meetri jalutuskäigu alad, mis me arvutasime mööda teedkis analüüsina, et see visualiseerib seda kattuvust, kus, läks täitsa tagurpidi, et kus on lastel kooli lähedal kool, kodu lähedal kool või mis piirkonnad on tegelikult ikkagi üpris katmata, et kes siin uutes piirkondades elavad, et siis tegelikult seal läheb kool juba päris kaugele. Ja loomulikult nagu ikka erindusrakendustes on erinevad lisakihid, juba mainitud arengualad, kus on näha, kui palju mingis piirkonnas on planeeritud juurde elanikke. Andmed võib-olla igal pool ei ole täidetud. Ja maaomandikiht ja erinevad muud sellised lisakihid. Ja kui me eelmine kord selle lasteaedade rakendust tegime, siis oli ka neid, ja ka siin koolide puhul alguses neid lisakihted oli meeletult palju, et igasuguseid erinevaid andmeid on selle temaatika kohta. Ja siis seekord ma otsustasin, et päris mitmed kaardid, et ma ei mahuta neid kõike siia samale rakenduse vaatesse, et see põhivaade jääks puhtam ja parem, siis tegime palju sellised mitmed sellised lisakaardid. Ja näitan siis neid ka. Et meil oli olemas, Tallinnas on haridusinfosüsteemis on olemas tegelikult kõikide laste elukohad. Ja siis saingi sellise suure Exceli andmestiku, kus oli teada, kus täpselt iga laps elab ja mis koolis ta käib. Ja siis neid andmeid löödeldes õnnestus teha selline kaart, et valides mingi kooli, ükskõik, võtame mingeid erinevaid piirkondi. Näiteks võtame Nõmme põhikool. Et siis on näha selle kooli laste elukohad. Linna sees siis generaliseerisime need asumites linnast väljas valla täpsusega. Ja see annab sellise ülevaate siis selle sügise laste paiknemisest, et kus need lapsed tegelikult, mitte tegelikult, see on nagu ei võtast rahvastikuregistriga, sest tegelikku me tegelikult ju täpselt ei tea, aga ka see rahvastikuregistri järgne annab siis pildi iga kooli kohta, et Nõmme koolide puhul näiteks minu meelest torkab silma, et tihti tullakse siit nii linnast väljast loomulikult siit poolt, kui ka sealt poolt, kus on lihtsam näiteks rongiga tulla. Või võtame mõnda muud kooli kuskil, ma ei tea, Lasnamäel. Et ikkagi valdavalt on see sissekirjutus siin ümber, aga on ka igal pool mujal tuleb lapsi. Et sellise, ja see on üks päris populaarne lisakaart, mida kõik vaatavad, et andmed, mis muidu on kõik suures tabelis ja tegelikult väga palju midagi ei näita, siis kaardi peale pannes on väga huvitav vaadata, kõik hakkavad kohe oma koole küsima. Aga kuna see iga kooli kohta võib-olla on liiga üldine või liiga detailne, siis üldise pildi saamiseks need samad andmed koondusime ka sellisesse vaatesse, et näha, et millises linnaosas siis lapsed käivad pigem oma linnaosa piires koolis või siis kus nad tulevad väljaspoolt. Ja siin on iga ühe kohta ka siis mingi väikene kokkuvõte kirjutatud. Ja tegelikult ikkagi päris palju käiakse oma linnaosas.
loomulikult linnaosa piir on mingis mõttes kunstlik, et kui siin tegelikult ta võib käia väga kodu lähedal, aga läheb üle piiri, et siis mõnes kohas on see pilt võib-olla sellepärast kirjum, aga see on jällegi niisugune hea koondvaade, kuidas visualiseerida neid andmeid. Ja korraks sooviti seal ka näha mis tekib erinevus siis, kui jätta mõned koolid välja siit kesklinnast, et kuidas see graafik siis muutub, et siis niisugune slaideri versioon sai ka pandud siia. Mis siis veel? Jah, eraldi olin koolidel see täituvuse väli, et siis selle panin ka täiesti eraldi kaardile, et oleks lihtsam seda vaadata, et millised koolid on näiteks alatäituvusega või millised on ületäituvusega. Ja viimased näited siin on siis koolide teeninduspiirkondade kohta. Võin siit võtta need värvilised alad ära. Siin siis näitab see iga polügoon, kuna täna veel arvestatakse kooli määramisel, esimesse klassi määramisel lapse elukoha kaugust linnulennult, et millisesse kooli ta määratakse, siis siia on arvutatud polügoonid iga kooli siis lähimala. Ja värvid näitavad seda, et kas need klasse on siis pigem puudu või neid on piisavalt või on neid juba selle rahvaarvu kohta isegi rohkem kui vaja. See valem on siia ka ära kirjutatud, mis oli ka just hea, miks ma tegin need kaardid ka eraldi aknasse, et siis sai igaühe juurde rohkem nagu seda selgitavat infot panna, et kui kõik ühes rakenduses koos on, siis on väga raske ükskile paigutada seda selgitavat infot, et millised kiid sa pead üldse sisse lilitama ja millised mitte ja seetõttu sai siia ka seda selgitust rohkem panna. Ja siis arvutus on siin tehtud niimoodi, et on arvestatud seda, et umbes 500 inimese kohta võiks olla üks klassikomplekt ja siis võetud Eesti laste arv, jagatud see 500-ga ja saadud see ja lahutatud see päris klassikomplektide arv ja saadud siis, kas on puudu või mitte. Et see huvitas just Tallinna Haridusametit väga, et näha, kas nende selline tunnetuslik arusaam siis kattub sellega, mis andmed ütlevad ja üldiselt läks neil läbi küll. Ja sama kaart on tegelikult tehtud ka üleminekukoolide kohta, kus on siis võetud mitte-eestlaste laste arve ja siis need üleminekukoolid, mis tulevikus ei ole nüüd enam varsti põhjust neid lahku lüüa, aga hetkel ikkagi veel on. Nii, ja ma arvan, et sellega mul saigi ring peale. Et jah, tegemist on siis majasisese rakendusega, et praegu avalik see kõigile vaatamiseks kahjuks ei ole.